Mäletan, kui registreerisin ennast sellesse laagrisse. See mõte, et sinna registreerida oli, et tulla nagu läbi sellest kõige suuremast hirmust. Sest ma ju tegelikult kõõlun seal kõrgustes sellel slackline'il ehk siis tasakaaluliinil, mille peal ma vaatan tegelikult igapäevaselt otsa hirmule. Kõige suuremale hirmule põhimõtteliselt, kõrgushirmule. Ja kui midagi valesti läheb. Ma mõtlesin, et mis siis, kui see surmalaager on nagu tõesti, see äkki ongi see kõige suurem hirm. Et kui ma sellest läbi tulen, siis võin lõpuks ükskõik mis olukordadele vastu minna ja minust on saanud nagu päris mees. Et see oli nagu see põhiline, nagu mingi ootus oli mul seal sees. Ja see laagri kogemus, sinna saamine oli juba väljakutse, sellepärast et juba niipea, kui ma registreerisin ennast sinna, hakkasid toimuma mingid protsessid, mingid olukorrad, nagu näiteks auto läks katki. Aga ma ei saa ju siis minna, et igale olukorrale leidsin mingisuguse põhjuse, miks ma ikkagi ei peaks sinna laagrisse minema. Ja hakkasin nagu neid koguma, kuni lõpuks ma vist helistasin isegi Igorile ja ütlesin, et kuule, et kuidagi väga nagu kisub sinnapoole, et ma vist ei saa ikka tulla või nii. Ja tegelikult ise ka kuulasin neid sõnu, ise kui ma valjult ütlesin, et mis nalja ma teen. Et tegelikult ise nagu loon mitte sinna mineku võimalusi, et ma ei peaks vaatama otsa sellele kõige suuremale hirmule siis. Ja muidugi ma lõpuks ikka ajasin ennast sinna kohale niimoodi, et jäin bussist maha, läksin ikka enda autoga ja sinna kohale ma jõudsin. Kõik teised olid muidugi juba kohal, aga sellegipoolest selline 4-päevane rännak sai siis alguse. Me jõudsime täiesti nagu maailma otsa. Inimtühi koht, metsa, looduse keskel ja see kogemus, et näha esiteks, kes sinna kokku tulnud on, et on veel teisi mehi. Seal olid siis ainult mehed tookord, kes on rääkivad mehed ja kes oskavad öelda, mis nad tunnevad. Või mis siis, kui me kõik oskame. Aga lihtsalt seal kuidagi see ruum lõi, et me algul muidugi olid eelarvamused, minulgi, kui ma seal mõnele otsa vaatasin, et see on selline ja see on selline. Aga kui me rääkima hakkasime päris asjades, siis ma sain aru, et me kõik oleme tegelikult ikkagi, meil kõigil on hing, meil kõigil on mingisugune eesmärk, miks me siia tulime. Ja me kõik peame niikuinii selle kunagi läbi tegema. Ja me tegimegi tegelikult päriselt selle läbi, nii nagu üks rituaal, suremise rituaal välja peaks nägema. Ja see protsess oli väga võimas. See oli nagu uuesti sünd, kui sealt tegelikult välja tulla. See päike, mis sul kiirgus otse silmadesse nii pea, kui sa uuesti ärkasid. Mina siis, see ei lähe meelest. See, kuidas mehed võtsid mu uuesti vastu siia ilma. Et ma olin oodatud. See andis nagu julgust ja ma sain väga häid sõpru sealt endale. Ühega teemegi täiesti meestelaagreid. Et see seltskond seal oli hästi lahe ja väga hakka, et mehed olid kohal. Ja ma väga tänulik, et ma seal käisin ja sealt on asi käima läinud tegelikult. Ja sealt alles läks käima, mitte nii, et nüüd ma jõudsin kohale, vaid nüüd tegelikult elu läks nagu käima alles. Ja väga soovitan, et sealt läbi käia ja ollagi kohal, päriselt kohal ja julgeda sellele kõige suuremale hirmule otsa vaadata.